ilus kevad-talvine päev ja me oleme tõepoolest saanud 4 seina vahelt välja rohelisele muruplatsile, küll kunstmuruplatsile, aga praegusel aastaajal käib seegi. Ja algamas on siin Premium-liiga 3. vooru mäng, kus siis FCI Levadia võõrustab FC Kuressaaret. Vilet andmas, õigust mõistmas ja nüüd me läksime 3. vooru mäng Premium-liigas Kuressaare ja Levadia ning teeme siis tutvust ka meeskondade koosseisudega. Ikkagi tähelepanuväärselt kõva kas või Morozov, Andreev, Haarin ja ees ka Debelko, kellele pall läheb ette nüüd ja keha vahele, Debelko tõstab üle ja nii see käib. Mängitud oli täpselt 4 minutit, Roman Debelko lööb esimese ära ja 1-0 Levadiale. Ja siin oli Ingmar Poplavskis ka niimoodi, hakkas tulema, ei tulnud ja jäi niimoodi kahe vahele sinna ja ei olnud Debelkol raske seda palli sealt praegu üle tõsta, et saab siit keha ilusti vahele, et Aarinilt muidugi super sööt. Ja nüüd on Poplavskis mõtleb, vaatame selle nurgalöögi ära. Ja Kruglov annab teravat ja hästi räbitult, aga Kuressaare saab vahele küll, aga tuleb jätku ja teine on tõsiasi taas Roman Debelko 2-0 11 minutiga. Ja siin nüüd see jätku olukord sealt peaga pall kasti tagasi, et Kuressaare mängijad ka väga keskendusid sellele, mis nii-öelda pallile ja unustasid Debelko täiesti üksi sinna. 3-4 meetrit tulevad, et sinna minema peab. Sander Lahte jällegi ette post ja pall põrtab ikka päris palju seal. Ja ma arvan, et Roogiks ei ole sellega rahul. Kindlasti ei ole, et siin pall kastis maha kukub ja ka see, et Poopu lõpuks seal täiesti vabalt üksi peaga löögile saab, et Dmitri Kruglov oli postis ja klaaris selle olukorra ära. 20 eluaastaga samal ajal, kui Suursaar liigub ettepoole ja nüüd läheb Morozov kõvasti külga. Suursaar saab lätta, aga sealt tuleb võimalus, mida Poopu ära ei löö. See ülevalt ka Levadia korralikult segama. Andreev Debelkole karistusalasse, kes läheb värava peale ja sealt tuleb jätk ja käed kokku. 3 on olemas, Mark-Oliver Roosnuk saab oma värava kirja, nii et 3-0 27 minutit. Ja siin Sander Seemani ja Debelko kiirendusi, siin on kohe näha seda nüüd see hetk, kus Debelko astub mööda ja Katsuk küll avaneb hästi Debelko ja tuleb korralik pauk ja latt rapub. Jah, väga hea rünnak Levadia poolt, suurepärane avanemine ja vasakuga. Ja väga hea sööt ka muidugi, et eks see Kuressaare praegu on küll nii olnud, et teisel poolel parim võimalus väravat lüüa on ikkagi Kuressaare. Pavel Maarin ette posti ja oma väravaks läheb. Ja Viira paneb sealt selle jala vahele. Meeskonna kapten täna Sander Viira ja Pavel Maarini pass oli see, mis värava ette läks, nii et oma väravast saab nüüd Kuressaare 4. sisse. Vaatame veel kõigepealt Max Jürgensoni hea sööd Maarinile, siis värava ette ja eks need on need valusad sinna värava ette söödud. Pavel Maarin ja Tuudarev kohe tõstab palli karistusalasse, Kando läheb löögile ja taas Poplavskiselt igati prima tõrje. Jah, ja sellepärast ta siia Kuressaarde laenatud on, et oma oskusi siin kasutada saaks. Mairo Miiliga kohad ära, et Mairo Miil läheb selleks. Oleks siin pärast talle näha, et Märten Opp küll jäi rohkem selleks. Samal ajal kui Pavel Maarin saab tulistada ja jällegi Poplavskis Kando võtab ka ette, paneb käed ka juurde, aga löögile ei pääse. Poplavskiselt 5 täiesti korralikku ja väga heas klassis tõrjet. Kando lipp läheb jällegi püsti. Kus vahel treenerid annavad päris esimestele seda puhkust. Nüüd saab Andreev jällegi lüüa ja lööb 6 meetrilt 2 meetri jagu üle. Jah, see lahendus tundus, et tuli siin kõigile üllatusena, et kõik olid valmis ootama ja Opp oli vahel. Maarin, Kando pisikese mehena 2 mehe vahel ja nüüd saab Maarin eemalt ja taha posti.
ja meie sõber Poplavskis teeb jällegi head tööd. On nagu enne öeldud ka, et paljud siit mööda äärt tõusnud ja kaitsesse tagasi jõudnud ja väga palju siia väljakule jätnud, et lihtsalt ka see lahendus, see sööt sinna värava ette oli selline, et viimane jõupingutus. Nii, aga kohtumine sai meil läbi. Levadia võidab mängu